või sellisest võimest, mis on absoluutselt kõigil, aga enamus inimesi ei adu seda, on see, et sul on absoluutselt täielik vaba valik luua selles füüsilises kehastuses oma eluga, mida iganes sa tahad. Ja kõik otsused on sinu otsustada. Sa võid olla siin kehastuses mitu erinevat inimest, 10-15. Sa võid täna otsustada, et sa oled täna see karakter, mängid seda osa. Katsetad olla see inimene selles kehastuses, selle iseloomujoonega, selle karakteri sarnane. Mängid selle ära, katsetad uut, aga enamus inimesi, mida nad teevad, nad jäävad samasse kinni, kuidas nad sündisid, kuidas neid kasvatati. Aga samas sisimas nad soovivad midagi uut kogeda. Aga sa keelad endal seda kogeda. Siis sa mängid seda ühte karakterit, kuidas sind kasvatati, millised uskumused sulle pandi peale lapsepõlve kodust ja siis sa jäädki tammuma seda sama. Niimoodi nagu toksid kogu aeg 100 aastat ühte sama kindlat mustrit. Aga sisimas sa tead, et sa tahad midagi muud kogeda, sa tahad uudsust, sa tahad uuendust. Aga sa ei luba, sa tegelikult ei julge, aga sisimas sa tahad. Ja see on ka üks viis, miks inimesed on tihti sümptomites, on see, et nad ei ole ehedad, nad ei ole autentsed, sa ei luba endale kogeda midagi uut iseendas, sa ei luba endal hakata mängima teistsugust karakterit, kes sa tegelikult olla tahad. Sa saad iga hetk otsustada ise, millist karakterit sa mängida tahad ja milline sa olla tahad. Iga hetk. Kui inimesed ei kasuta seda võimet, mida tugevam ja suurem on sümptom, seda rohkem sa oled jäänud toksima seda une pealt nämmutatud mustrit, kuhu sind on topitud ja sa oled nagu lojaalne oma mustritele ja programmidele ja lojaalne kodanik, et sa nii neljaks ei taha proovida mingit teistsugust kesta või kuube, kuidas oleks mängida ja katsetada midagi muud. Ja selgelt nägemise sessioonidel on väga hästi näha, kuidas hing tegelikult karjub muutuse jälle ära. Hing karjub kogeda teistsugust personalityt, iseloomu. Ja siis me jääme sinna kinni. Ja siis me arvamegi, et me peame mingi 1000 korda käima teraapiates, tervendama ära kõiksugused kohad. Aga tegelikult tõde on see, et sa saad hetkega otsustada, mida sa järgmisena tahad kogeda. Ja keda sa tahad tegelikult järgmisena mängida ja kes sa tahad järgmisena olla. Paljud ei ärka sellesse kohta. Nad ei ärka sellesse kohta mitu kehastust. Nad järgivad neid uskumusi, mida neile lapsena õpetati ja sa ei ole piisav, sa ei ole väärtuslik, sa ei oska midagi, sa ei tohi ennast armastada, sa oled kule, paks, loll, lombakas, ma ei tea, mida iganes on ju. Ja siis sa jääd uskuma ja siis sa ei julgegi tulla nendest mustritest välja, sest sa isegi ei märka, et sa tegelikult teed absoluutselt kõike automaatpiloodil. Ainus asi, mida sa võib-olla ei tee automaatpiloodil, on siis nii-öelda, tegelikult sa teed ikkagi kõike automaatpiloodil. Ja märkamata, et sa saad tegelikult iga hetk sellest välja tulla. Ja paljud inimesed ei märkagi seda ja nad lihtsalt toksivad eluaeg, aga olles samal ajal rahul olematud. Sa ei pea selleks ära surema, et uut palju kordi mulle viimasel ajal eriti on öeldud, oi, sa oled nii muutunud, sa ei ole üldse see, kes sa varem olid. Halloo, ma ei peagi ja ma ei tahagi. Ja kui mul on võimalus kogeda siin ühes inimkehastuses mitu erinevat kehastust, järgmist kehastust ka, siis ma lihtsalt kogen seda ja ma olen täiesti kamakaks, mida sina arvad. Ja see ongi see point. Paljud inimesed arvavadki, et ma pean terve elu olema nüüd selline, sellepärast et ma õppisin need mustrid ära, kuidas ma olen ja nüüd ma pean jääma selliseks. Ei, sa ei pea jääma selliseks. See on lõks. See on vale uskumus ja see pole tegelikult sinu loomulik olek. Ja sa tulid siia inimkehastusse kogema, kuidas on võimalik ühes kehastuses kogeda mitut erinevat elu, mitut erinevat karakterit ja luua absoluutselt läbi selle kõike, mida sa tegelikult tahad. Inimesed ei julge. Ja see on tegelikult ka egokiht. Egokiht, mis hoiab kinni vanast, tuttavast, turvalisest ja toksib. Minu nimi on Maris Pulla, mina olen selgelt nägija ja ma näen läbi mustrid, koodid, uskumused ja juurpõhjused. Ja ma lihtsalt armastan vaadata inimeste sisse. Mis nad sisaldavad, kuidas nad toimivad, kuidas nende päriselt see toimemehhanism toimub, kuidas nad saavad seda muuta, kuidas nad ei taha seda muuta. Ja minu jaoks on see äärmiselt põnev.